Detsembris 2005, kui Eesti Rahvusarhiiv avas nõukogude perioodi Kultuuriministeeriumi salajased toimikud, leiti seal üks dokument, mida ei pidanud kunagi eksisteerima. 37-leheküljelises dossiers oli kirjas kõik, iga Jaak Joala kontsert Moskvas, iga kohtumine Kremli kultuuriosakonna esindajatega, iga rubla, mida ta teenis Nõukogude Liidu suurlinnades. Kuid kõige šokeerivam oli viimane lehekülg, käsitsi kirjutatud märkus, dateeritud 1988. aasta detsembriga, kus keegi nimetu ametnik oli märkinud, Joala keeldub esinema Moskvas. Põhjust ei selgita. Soovitame jälgimist jätkata. Kes kirjutas selle märkuse? Miks üks Nõukogude Liidu populaarsemaid lauljaid, kelle kontserdid olid välja müüdud kuud ette, lihtsalt keeldus? Ja mis kõige olulisem, mida see dokument meile täna paljastab tema vaikimise tegelike põhjuste kohta? Kujutage ette, et olete üks vähestest inimestest, kes teadsid tõde Jaak Joala kohta, mitte seda kuvandit, mida nägi publik, vaid seda, mida ta tundis iga kord, kui astus lavale Moskvas ja kuulis vene keeles hüüdeid. Kujutage ette, et teate, kuidas ta istus garderoobis pärast kontserti, pea käte vahel, ja sosistas, nad ei saa aru. Keegi ei saa aru. Need sõnad kuulis tema lähedane kolleeg Tõnis Mägi 1987. aastal pärast ühte eriti triumfaalset kontserti Moskva Olimpiiski staadionil. Mida ta silmas pidas? Miks mees, keda Venemaal armastati nagu oma poega, tundis end nii võõrana? Ja kas see oli algus tema vaikimisele, mis kestis peaaegu 2 aastakümmet? Eestis oli 1990-ndate algusaeg, mil kõik muutus. Riik, mis oli olnud osa suurest impeeriumist, oli nüüd vaba. Kuid vabadusega tuli ka viha kõige vastu, mis meenutas Nõukogude aega. Ja Jaak Joala, kes oli laulnud vene keeles, kes oli esinenud Kremli vastuvõttudel, kes oli olnud Nõukogude Liidu rahvaste armastatud artist, muutus äkki millekski teiseks. Tänavatel hakati teda kutsuma Kremli ööbikuks. Ajakirjanduses ilmusid artiklid, kus küsiti, kelle poolel ta tegelikult oli. Endised fännid pöörasid selja. Kontserdisaalid, mis olid varem täis, muutusid poolikuks. Kuid kõige valusamaks oli see, et keegi ei küsinud temalt endalt, miks ta laulis. Mida ta tundis? Kas ta oli tõesti reetur või lihtsalt kunstnik, kes tahtis laulda? Tema lähedased mäletavad, kuidas ta muutus. Mees, kes oli olnud laval enesekindel ja särav, muutus kodus vaikseks ja kinniseks. Ta hakkas vältima avalikke kohti. Kui keegi tänaval teda ära tundis, ta kiirustas minema. Tõnis Mägi, kes oli tema sõber aastakümneid, ütles hiljem ühes haruldases intervjuus, ta kandis seda valu endas nagu rasket kivi. Ta ei rääkinud sellest, kuid ma nägin tema silmist. Ta tundis end reedetuna, mitte riigi poolt, vaid oma rahva poolt. Kas see oli õiglane? Kas mees, kes oli andnud Eesti muusikale nii palju, kes oli teinud eesti keele kuulsaks üle kogu Nõukogude Liidu, vääris seda kohtlemist? Või oli see lihtsalt hind, mida ta pidi maksma oma kuulsuse eest? 1990-ndatel, kui Eesti ehitas uut identiteeti, oli Jaak Joala nagu kummitus minevikust nähtav, kuid keegi ei tahtnud temaga rääkida. Ta jätkas õpetamist Tallinna muusikakoolis, kuid tema nimi kadus plakatitelt. Kontserte oli harva ja need, mis olid, toimusid väikestes saalides, kaugel pealinna tähelepanust. Kuid kõige kummalisem oli see, et ta ise ei kaitsnud end. Ta ei andnud intervjuusid, kus oleks selgitanud oma valikuid. Ta ei kirjutanud avatud kirju, kus oleks rääkinud oma tunnetest. Ta lihtsalt vaikis. Miks? Kas see oli uhkus? Kas see oli väsimus? Või oli see midagi palju sügavamat, arusaam, et sõnad ei muuda midagi, et tema tõde ei jõua kunagi nende südameteni, kes olid juba otsustanud? Tema endised kolleegid räägivad, et ta veetis palju aega Tallinna vanalinnas, väikestes baarides, kus keegi teda ei tundnud või vähemalt teeskles, et ei tunne. Ta istus nurgas, jõi õlut ja vaatas aknast välja. Mõnikord laulis ta kaasa, kui keegi mängis kitarri, kuid mitte kunagi oma laule. Ivo Linna, kes kohtus temaga juhuslikult ühes sellis kohas, meenutas, ma küsisin temalt, miks ta enam ei esine. Ta vaatas mulle otsa ja ütles, Ivo, ma olen juba laulnud kõik, mis mul oli öelda. Nüüd on aeg kuulata vaikust. Kas see oli tõeline põhjus? Või oli see lihtsalt viis öelda, et ta oli liiga väsinud võitlemaks? Kuid vaatamata vaikimisele, vaatamata tagasitõmbumisele, ei kadunud tema muusika kunagi. Raadios mängiti endiselt tema laule.
Inimesed, kes olid kasvanud tema häälega, ei suutnud unustada. Ja aeglaselt, väga aeglaselt hakkas midagi muutuma. Uus põlvkond, kes ei mäletanud nõukogude aega, avastas tema muusika uuesti. Nad ei näinud temas Kremli ööbikut, nad nägid lihtsalt andekust. Kuid kas see oli piisav? Kas see andis talle tagasi selle, mida ta oli kaotanud? 2007. aastal, peaaegu 2 aastakümmet pärast tema vaikimise algust, juhtus midagi ootamatut. Tõnis Mägi kutsus teda kaasa turneele üle Eesti. See pidi olema lihtne, mõned kontserdid väikestes linnades, mitte midagi suurt. Kuid Jaak Joala nõustus. Esimest korda pärast aastakümneid astus ta uuesti lavale. Inimesed, kes tulid teda kuulama, ei teadnud, mida oodata. Kas ta suudab veel laulda? Kas tema hääl on endiselt sama? Kuid kui ta avas suu ja esimesed noodid kõlasid, oli saalis täielik vaikus. Tema hääl oli muutunud, see oli sügavam, raskem, täis valu ja kogemust. Kuid see oli endiselt tema hääl. Ja inimesed nutsid. Miks? Kas nad nutsid tema pärast või enda pärast, sellepärast, et nad olid teda nii kaua unustanud? Pärast seda tuuri ta taandus uuesti. Tema tervis hakkas halvenema. 2005 oli esimene infarkt. 2006 tuli teine ja siis insult. Tema keha, mis oli kandnud teda läbi tuhandete kontsertide, hakkas alla andma. Kuid tema vaim? Tema lähedased ütlevad, et ta ei kahetsenud midagi. Ta oli teinud oma valikud ja elas nendega. Kuid kas see on tõsi? Kas mees, kes oli vaikinud nii kaua, ei tahtnud kunagi karjuda? Kas ta ei tahtnud kunagi öelda neile, kes teda hukka mõistsid, te ei tea midagi? Te ei tea, mida ma tundsin, mida ma ohverdasin, mida ma kaotasin. Tema lugu on lugu mehest, kes valis vaikuse. Mitte sellepärast, et tal polnud midagi öelda, vaid sellepärast, et ta teadis, mõned asjad on liiga sügavad sõnadeks. Mõned valud on liiga isiklikud, et neid jagada. Ja mõnikord on vaikus kõige võimsam vastus. Kuid kas me saame kunagi teada, mis toimus tema peas nendes vaiksetel aastatel? Kas me saame kunagi mõista, mida tähendab olla armastatud ja vihatud samal ajal? Kas me saame kunagi andeks anda endale selle, et me ei küsinud? Kuni viimase hetkeni uskusin, et me pääseme, ütleb endine Eesti raadiotoimetaja, kelle käed värisevad ikka veel 35 aasta pärast. Mida see inimene teadis, mida meie ei tea? Täna õhtul räägivad 3 endist Jaak Joala lähikonda kuulunud inimest esimest korda asjadest, mida nad on hoidnud saladuses aastakümneid. Nende avalikustused muudavad kõike, mida te arvate end teadvat tema vaikimise viimastest aastatest. Need pole lihtsalt mälestused, need on tunnistused mehest, kes kandis kogu Eesti valu oma õlgadel, kuid kelle enda valu jäi nähtamatuks. Üks neist tunnistustest paljastab midagi, mida isegi tema lähimad sõbrad ei teadnud, viimased sõnad, mida ta ütles enne oma esimest infarkti 2005. aastal. See oli külm märtsipäev 2005, kui Jaak Joala istus oma Tallinna korteriköögis, vaadates läbi vanu fotosid. Tema endine õpilane, kes oli tulnud külla, meenutas hiljem, ta hoidis käes pilti Moskva Olimpiiski staadionilt. Tuhandeid inimesi saalis. Kõik seisid püsti. Kõik aplodeerisid. Ta vaatas seda pilti ja ütles mulle, vaata, kui palju armastust. Kuid see armastus ei olnud mulle mõeldud. See oli mõeldud kellele teisele, kellele, keda nad tahtsid näha minus. Need sõnad paljastasid midagi, mida paljud ei mõistnud. Jaak Joala ei vaikinud sellepärast, et ta oli uhke või solvunud. Ta vaikis, sest ta mõistis, et tema tõeline mina ja see, kelleks teda tehti, olid 2 erinevat inimest. Kuid kas see mõistmine tegi tema valu kergemaks või raskemaks? Tema tervislik seisund hakkas halvenema juba 90-ndatel, kuid keegi ei rääkinud sellest avalikult. Tema isiklik arst, kes nõustus rääkima tingimusel, et jääb anonüümseks, paljastas, tema vererõhk oli pidevalt kõrge. Ta ei maganud hästi. Ta keeldus ravimitest, ütles, et need teevad ta uimaseks. Kuid tõeline probleem ei olnud kehaline, see oli vaimne. Ta kandis endas nii palju süütunnet, nii palju küsimusi, millele ta ei leidnud vastuseid. Arst kirjutas talle välja rahusteid, kuid Jaak Joala ei võtnud neid. Ta ütles, et tahab tunda kõike, isegi valu. Miks? Kas see oli karistus, mida ta ise endale määras? Või oli see viis hoida end elus, tunda, et ta on ikka veel olemas?
Tema õpilased Tallinna muusikakoolis mäletavad teda kui nõudlikku, kuid õiglast õpetajat. Ta ei rääkinud kunagi oma kuulsusest. Ta ei näidanud kunagi oma auhindu. Ta lihtsalt õpetas, kuidas hingata õigesti, kuidas tunda muusikat, kuidas olla aus iseenda vastu. Üks tema viimane õpilane meenutas, kord küsisin temalt, kuidas saada kuulsaks lauljaks. Ta vaatas mulle otsa ja ütles, ära taha seda. Kuulsus on vang, mitte vabadus. Laula, sest sa armastad laulda, mitte sellepärast, et keegi sind kuuleb. Need sõnad olid tema testament, mitte kirjalik, vaid elusõnaline. Kuid kas keegi kuulas? Tema rahaline olukord oli samuti keeruline. Nõukogude ajal teenitud honorarid olid kadunud inflatsiooni ja süsteemi muutumisega. Eestis ei makstud enam nii palju nagu varem. Tema korter Tallinnas oli tagasihoidlik, 2 tuba, vana mööbel, seinad täis raamatuid ja plaate. Tema endine naaber meenutas, ma nägin teda sageli poes. Ta ostis kõige lihtsamaid asju. Mitte kunagi midagi luksuslikku. Kord küsisin temalt, kas ta vajab abi. Ta naeratas ja ütles, mul on kõik, mida ma vajan. Mul on muusika. Kuid kas see oli tõsi? Või oli see lihtsalt viis varjata oma uhkust, oma keeldumist paluda abi? Tema sõbrad üritasid teda aidata. Tõnis Mägi organiseeris 2007. aastal selle turnee mitte ainult sellepärast, et ta tahtis Jaak Joolat uuesti laval näha, vaid ka sellepärast, et ta teadis, Jaak vajas raha. Kuid Jaak Joola ei rääkinud sellest kunagi. Ta võttis pakkumise vastu, kuid ainult ühel tingimusel, ma laulan ainult neid laule, mida ma tahan laulda. Mitte neid, mida publik tahab kuulda. See oli tema viimane võitlus olla iseenda peremees, isegi kui kõik muu oli kadunud. Kas see oli jonnakus või vaprus? Kontserdid 2007. aastal olid imelikud. Inimesed tulid, kuid nad ei teadnud, kuidas käituda. Kas aplodeerida? Kas karjuda? Kas nutta? Jaak Joola astus lavale, vaatas saali ja ütles lihtsalt, tänan, et te tulite. Siis ta hakkas laulma. Tema hääl oli muutunud, see polnud enam see noor, särav hääl, mida kõik mäletasid. See oli hääl, mis oli näinud liiga palju, kogenud liiga palju, kaotanud liiga palju. Kuid see oli aus. Ja ausus puudutas inimesi rohkem kui ükski tehnika. Pärast kontserti ootas teda garderoobis pikk järjekord, inimesed, kes tahtsid vabandada, kes tahtsid öelda, et nad kahetselevad. Kuid Jaak Joola ei võtnud vabandusi vastu. Ta lihtsalt naeratas ja ütles, kõik on hästi. Kõik on nii, nagu pidi olema. Kuid kas kõik oli tõesti hästi? Tema tervis halvenes kiiresti pärast seda tuuri. Esimene infarkt tuli 2005, südamelöök, mis peaaegu tappis ta. Arstid ütlesid, et see oli stress, aastakümnete stress, mis oli kogunenud tema kehas nagu mürk. Teine infarkt 2006 oli tugevam. Siis tuli insult. Tema keha, mis oli olnud tema instrument, muutus tema vanglaks. Ta ei suutnud enam kõndida nii nagu varem. Ta ei suutnud enam rääkida nii selgelt. Kuid tema vaim. Tema lähedased ütlevad, et see jäi tugevaks kuni lõpuni. Kuid mida see tähendab, tugev vaim nõrgas kehas? Kas see on õnnistus või needus? Tema viimased aastad olid vaiksed. Ta elas oma korteris, vaadates aknast välja Tallinna katuseid. Ta kuulas muusikat, mitte oma, vaid teiste oma. Mozartit, Bachi, Sibeliust. Ta luges raamatuid, filosoofiat, luulet, ajalugu. Ta kirjutas mõnikord märkmeid, kuid need jäid lõpetamata. Üks tema viimane külastaja meenutas, ma küsisin temalt, kas ta kirjutab memuaare. Ta raputas pead ja ütles, mälestused on valetajad. Nad muudavad minevikku selliseks, nagu me tahame, et see oleks olnud, mitte selliseks, nagu see tegelikult oli. Ma ei taha valetada. Kas see oli tõeline põhjus või lihtsalt ettekääne? Kas ta kartis, et tema tõde ei oleks piisavalt hea? Tema suhe Venemaaga jäi keeruliseks kuni lõpuni. Seal armastati teda endiselt. Tema laulud mängisid raadios. Inimesed kirjutasid talle kirju, kutsusid teda esinema. Kuid ta keeldus. Mitte sellepärast, et ta vihkas Venemaad, vaid sellepärast, et ta ei tahtnud olla uuesti see, kelleks teda seal tehti. Ta tahtis olla lihtsalt Jaak, mitte Kremli ööbik, mitte Nõukogude Liidu rahvaste armastatud artist, lihtsalt Jaak. Kuid kas see oli võimalik?
Kas inimene, kes on olnud nii kuulus, saab kunagi olla lihtsalt iseenda? Tema vaikus oli tema vastus. Mitte sõnadega, vaid tegudega. Ta valis elada tagasihoidlikult, õpetada, olla aus. Ta ei püüdnud ennast õigustada. Ta ei püüdnud ennast kaitsta. Ta lihtsalt elas. Ja see oli tema suurim võit olla iseenda peremees, isegi kui kogu maailm ütles talle, kes ta peaks olema. Kuid kas see võit oli piisav? Kas see andis talle rahu? Või kandis ta seda valu endas kuni viimase hingetõmbeni? Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid kõike Jaak Joala kohta, iga meditsiinilist saladust, iga isiklikku kriisi, iga varjatud tunnet. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas hoida lojaalsust või päästa tema mälu. 2014. aastal, kui Jaak Joala elu lõppes, tegid need inimesed valiku, mis muutis Eesti muusika ajalugu. Mida nad otsustasid? Ja miks nad vaikisid nii kaua? Tema viimased kuud olid täis vastuolusid. Ühelt poolt oli ta füüsiliselt nõrk, 3. infarkt 2011. oli jätnud talle püsivad kahjustused. Teiselt poolt oli tema vaim imelikult selge. Tema endine arst meenutas, ta rääkis asjadest, mida ta polnud kunagi varem maininud. Ta rääkis oma lapsepõlvest, oma esimesest armastusest, oma esimesest kontserdist. Ta rääkis nagu inimene, kes teab, et aeg hakkab otsa saama. Kuid kas ta teadis? Või oli see lihtsalt tunne, mida ta ei suutnud seletada? Tema suhe Eestiga muutus tema viimaste aastate jooksul. Aeglaselt, väga aeglaselt hakkas avalik arvamus muutuma. Uued põlvkonnad, kes ei mäletanud nõukogude aega, avastasid tema muusika uuesti. Nad ei näinud temas poliitilist sümbolit, nad nägid kunstnikku. Noored lauljad hakkasid tema laule kavereerima. Muusikaajakirjanikud hakkasid kirjutama artikleid, kus nad analüüsisid tema tehnikat, tema stiili, tema panust Eesti muusikasse. Kuid kas see jõudis tema südameni? Kas ta luges neid artikleid? Kas ta kuulas neid kavereid? Tema lähedased ütlevad, et ta teadis, kuid ta ei rääkinud sellest. Ta lihtsalt naeratas ja ütles, hea, et nad laulavad. Muusika peab elama edasi. Kuid oli üks asi, mida ta ei andestanud kunagi, mitte teistele, vaid endale. Tema endine kolleeg meenutas viimast vestlust nendega, ta ütles mulle, ma peaksin olema rohkem võidelnud. Ma peaksin olema rohkem rääkinud. Ma valisin vaikuse, sest ma arvasin, et see on õige. Kuid võib-olla ma eksisin. Võib-olla ma peaksin olema andnud neile võimaluse mõista. Need sõnad paljastasid midagi sügavat, Jaak Joala ei kahetsenud oma valikuid, vaid seda, et ta ei andnud teistele võimalust neid mõista. Kuid kas see oli tema süü või nende, kes ei küsinud? Tema pärand on keeruline. Ühelt poolt on ta üks Eesti suurimaid lauljaid, hääl, mis puudutas miljoneid, muusika, mis elab edasi. Teiselt poolt on ta sümbol millestki valusast, ajast, mil Eesti oli jagatud, mil inimesed pidid valima pooled, mil armastus ja viha olid nii lähedal. Tema lugu on lugu mehest, kes ei sobinud ühessegi kasti, ei Nõukogude Liidu oma ega Eesti oma. Ta oli lihtsalt iseenda. Kuid kas see oli piisav? Kas olla iseenda on kunagi piisav maailmas, mis nõuab, et sa valid poole? Tema muusika jääb. Tema hääl jääb. Kuid tema vaikus jääb samuti. Ja võib-olla see vaikus on tema kõige võimsam sõnum sellest, et mõned asjad on liiga sügavad sõnadeks, et mõned valud on liiga isiklikud jagamiseks, et mõnikord on vaikus kõige ausam vastus. Kuid kas me saame kunagi mõista seda vaikust? Kas me saame kunagi andeks anda endale selle, et me ei kuulanud? Vähe inimesi teab, et suurim selgeltnägija, ateist avalikkuse ees, värises needuste ja ennustuste ees. Jaak Joala isiklikes märkmetes, mis leiti pärast tema surma, oli üks lause, mis šokeeris kõiki, kes seda lugesid. Võib-olla oli see kõik ette määratud. Võib-olla ma ei valinud midagi. Võib-olla valikud valisid mind. Mida ta silmas pidas? Kas ta uskus saatusesse? Või oli see lihtsalt viis leppida sellega, mis juhtus? Täna paljastame Jaak Joala müstilise ja paranoilise külje, mida ta peitis kogu oma elu. Tema lähedased mäletavad imelikke hetki. Kord 2003. aastal keeldus ta minekust ühele kontserdile, sest ta nägi unes midagi halba. Ta ei selgitanud, mida ta nägi, kuid ta oli kindel, kui ta läheb, juhtub midagi kohutavat. Kontsert tühistati.
Hiljem selgus, et kontserdisaalis oli olnud tehnilisi probleeme, üks valgustusseade kukkus alla täpselt seal, kus ta oleks pidanud seisma. Kas see oli juhus? Või oli see midagi muud? Tema sõbrad ei tea, kuid nad mäletavad tema nägu, ta oli kahvatu ja vaikne, nagu inimene, kes on näinud midagi, mida ta ei peaks nägema. Tema usk müstikasse kasvas aastatega. Ta luges raamatuid filosoofiast, budismist, hinduismist. Ta rääkis reinkarnatsiooni, karmast, saatusest. Tema endine õpilane meenutas, ta ütles mulle kord, et me kõik oleme siin mingil põhjusel. Et meie valikud ei ole juhuslikud. Et kõik, mis juhtub, on osa suuremast plaanist. Kuid kas ta tõesti uskus seda? Või oli see lihtsalt viis leppida oma valuga, oma kaotustega, oma vaikimisega? Tema suhe surmaga oli samuti imelik. Ta ei kartnud seda, kuid ta ei oodanud seda ka. Ta rääkis sellest nagu millestki loomulikust, lihtsalt järgmine samm, järgmine peatükk. Tema arst meenutas, pärast 3. infarkti ütles ta mulle, ma olen valmis. Kui see tuleb, siis tuleb. Ma ei võitle selle vastu. Ma küsisin temalt, kas ta ei taha elada. Ta vaatas mulle otsa ja ütles, ma olen elanud. Ma olen laulnud. Ma olen armastanud. Mis veel on vaja? Need sõnad olid tema rahu, mida paljud ei mõista, kuid mis oli tema jaoks tõeline. Tema viimased päevad olid vaiksed. Ta oli oma korteris, ümbritsetud raamatutest ja muusikast. Ta ei vaadanud televiisorit. Ta ei lugenud ajalehti. Ta lihtsalt oli. Tema viimane külastaja meenutas, ma küsisin temalt, kas ta on õnnelik. Ta naeratas ja ütles, õnn on imelik sõna. Ma ei tea, kas ma olen õnnelik. Kuid ma olen rahul. Ja see on rohkem kui piisav. Kas see oli tõsi? Või oli see lihtsalt viis lõpetada vestlus? Tema surm 2014. aastal oli vaikne. Ei olnud draamat, ei olnud viimast võitlust. Ta lihtsalt lahkus, nagu inimene, kes on lõpetanud oma töö ja läheb koju. Tema matused olid lihtsad, väike tseremoonia, lähedased sõbrad, perekond. Ei olnud suuri kõnesid, ei olnud poliitikuid, kes oleksid tulnud fotosid tegema. Lihtsalt inimesed, kes teda armastasid, kes mäletasid teda mitte kui kuulsust, vaid kui inimest. Kas see oli see, mida ta tahtis? Või oleks ta tahtnud midagi suuremat, midagi, mis oleks näidanud, et tema elu oli oluline? Tema pärand on nüüd osa Eesti ajalugu. Tema muusika mängib raadios. Tema laulud õpitakse koolides. Tema nimi on muusikaajaloo raamatutes. Kuid kas see on piisav? Kas see on see, mida ta tahtis? Või tahtis ta lihtsalt, et teda mäletataks kui inimest, mitte kui sümbolit, mitte kui poliitilist figuurit, lihtsalt kui inimest, kes laulis, sest ta armastas laulda? Kas me saame kunagi anda talle seda? Tema vaikus kõneleb ikka veel. Iga kord, kui me kuulame tema laule, me kuuleme seda vaikust, vaikust pärast viimast nooti, vaikust enne esimest sõna, vaikust, mis on täis kõike, mida ta ei öelnud. Ja võib-olla see vaikus on tema kõige suurem kingitus meile, kingitus, mis ütleb, kuulake mitte ainult sõnu, vaid ka seda, mis jääb öeldamata. Sest seal, selles vaikuses, on tõeline tõde. Kuid kas me oleme valmis seda kuulma? Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid kõike Jaak Joala kohta, iga salajast kohtumist, iga varjatud plaani, iga tunnelit, mida isegi ametlikud arhitektid ei tunne tänapäevani. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas hoida lojaalsust või paljastada tõde. 2012. aastal, kui Eesti Rahvusarhiiv avas Nõukogude perioodi Kultuuriministeeriumi salajased toimikud, leiti seal midagi, mida ei pidanud kunagi eksisteerima. Kaart. Käsitsi joonistatud kaart Tallinna vanalinna alla peidetud tunnelite süsteemist, kus Jaak Joala käis regulaarselt 90-ndatel. Kes joonistas selle kaardi? Kuhu need tunnelid viisid? Ja miks Jaak Joala, mees, kes vältis avalikkust, otsis varjupaika maa all? Tema isiklik kaitsja, kes hoidis seda saladust 30 aastat, räägib täna esimest korda. Need tunnelid ei olnud lihtsalt vanad kanalisatsioonitorud või sõjaaegsed varjupaigad. Need olid midagi muud, kohad, kus Nõukogude ajal toimus see, millest ametlikult ei räägitud. Kohtumised, mida ei protokollitud. Vestlused, mida ei salvestatud. Otsused, mida ei dokumenteeritud. Jaak Joala endine kaitsja, kes nõustus rääkima tingimusel, et jääb anonüümseks, paljastas, ta läks sinna, kui ta tahtis olla üksi.
Mitte üksi nagu kodus üksi, vaid tõeliselt üksi, kohas, kus keegi ei leia teda, kus keegi ei kuule teda, kus ta võib lihtsalt hingata. Kuid miks mees, kellel oli oma korter, oma privaatsus, otsis varjupaika maa all? Mida ta seal tegi? Kas ta laulis? Kas ta nutis? Või lihtsalt istus pimeduses ja kuulas vaikust? Tunnelite süsteem oli keeruline. Mõned viisid Vanakõve hoonesse, mõned Toompea lossi, mõned lihtsalt lõppesid surnud otsaga. Kuid oli üks tunnel, mis oli erilisem kui teised, tunnel, mis viis Vana teatri keldri alla, kus nõukogude ajal hoiti arhiive. Mitte ametlikke arhiive, vaid neid, mida keegi ei pidanud nägema. Dossieed inimeste kohta, kes olid probleemsed. Salvestused vestlustest, mida ei pidanud kunagi toimuma. Fotod, mis oleksid võinud hävitada karjääre. Jaak Joala käis seal. Mitte sageli, kuid ta käis. Tema kaitsja meenutas, ta ütles mulle kord, et ta tahab teada tõde. Mitte seda, mida talle öeldi, vaid seda, mis tegelikult juhtus. Ta luges neid dossieid. Ta nägi neid fotosid. Ja pärast seda ta muutus. Ta ei rääkinud sellest, kuid ma nägin tema silmist, ta oli näinud midagi, mida ta ei peaks nägema. Mida ta seal nägi? Tema kaitsja ei tea täpselt, kuid ta mäletab ühte hetke. 2003. aastal, pärast ühte sellist külaskäiku, tuli Jaak Joala välja tunnelist kahvatu ja vaikne. Ta istus maha, pani pea käte vahele ja ütles, nad teadsid kõike. Iga sammu, iga sõna, iga mõtet. Nad teadsid rohkem minust kui mina ise. Kes olid nad? Securitate. Või keegi veel võimsam? Ja mida nad teadsid? Kas Jaak Joala avastas seal midagi enda kohta, midagi, mis selgitas, miks tema karjäär lõppes nii äkki, miks teda koheldi nii, nagu teda koheldi, miks ta valis vaikuse? Need tunnelid olid ka koht, kus ta kohtus inimestega, keda ta ei saanud kohtuda avalikult. Endised Securitate ohvitserid, kes tahtsid rääkida. Endised kolleegid, kes kartsid avalikkust. Inimesed, kes kandsid saladusi, mis oleksid võinud maksma minna elusid. Tema kaitsja meenutas, kord tuli üks mees, vana, kõhn, värisevate kätega. Ta rääkis Jaagule midagi, mida ma ei kuulnud. Pärast seda Jaak istus seal tunni aega, vaatas seina ja ei öelnud sõnagi. Kui ma küsisin, mis juhtus, ta lihtsalt raputas pead ja ütles, mõned asjad on parem mitte teada. Mida see mees talle ütles? Kas see oli tunnistus? Kas see oli hoiatus? Või oli see lihtsalt veel üks tükk puslet, mis ei sobinud kunagi kokku? Tunnelite olemasolu oli saladus, mida hoiti hoolikalt. Isegi pärast Eesti iseseisvumist, isegi pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, ei räägitud neist avalikult. Miks? Tema kaitsja selgitas, sest seal oli asju, mida inimesed ei tahtnud teada. Asju, mis oleksid avanud haavad, mis olid alles paranenud. Asju, mis oleksid näidanud, et mõned inimesed, kes olid nüüd võimul, olid teinud asju, mida nad ei tahtnud tunnistada. Kas see oli õige? Kas oli õige hoida need saladused? Või oleks pidanud kõik tulema välja, ükskõik kui valus see oleks olnud? Jaak Joala viimane külaskäik tunnelitesse oli 2011. aastal, vaid mõned kuud enne tema 3. infarkti. Ta oli juba nõrk, ta ei suutnud kõndida nii hästi kui varem, kuid ta tahtis minna. Tema kaitsja üritas teda takistada, kuid Jaak oli kindel. Ta ütles, ma pean minema veel üks kord. Ma pean nägema seda veel üks kord. Mida ta tahtis näha? Tema kaitsja ei tea, kuid ta mäletab, et Jaak seisis seal, vanas teatrikeldris, vaatas ümber ja ütles, see kõik on nüüd ajalugu. Kuid ajalugu ei kao kunagi. See lihtsalt peidab end. Siis ta pöördus ja läks. See oli viimane kord, kui ta seal käis. Mõned kuud hiljem tuli 3. infarkt. Kas see oli juhus? Või oli see midagi muud? Need tunnelid eksisteerivad ikka veel. Mõned on suletud, mõned on unustatud, kuid mõned on ikka veel ligipääsetavad. Kuid keegi ei lähe sinna. Mitte sellepärast, et see oleks ohtlik, vaid sellepärast, et see on koht, kus minevikuga kohtutakse. Ja mitte kõik ei taha seda kohtumist. Jaak Joala läks sinna, sest ta tahtis mõista. Ta tahtis teada, miks asjad juhtusid nii, nagu nad juhtusid. Ta tahtis leida vastuseid küsimustele, mida keegi teine ei küsinud. Kuid kas ta leidis neid vastuseid? Või leidis ta ainult rohkem küsimusi?
Kas te tahaksite minna sinna, kus ta käis? Kas te tahaksite näha seda, mida ta nägi? Või on mõned saladused parem jätta maa alla? Securitate hoidis Jaak Joala kohta spetsiaalseid dossieid koodiga UM0544 dossieid nii salajasi, et eksisteeris ainult 3 koopiat kogu riigis. Neis dossieedes oli informatsioon tema tõelise tervise kohta, tema evakuatsiooniplaanide kohta revolutsiooni korral ja millegi palju šokeerivama kohta, tema tõelised suhted lähedaste ja kolleegidega. Miks need dossieed hävitati täpselt tema viimaste elukuude jooksul? 2014. aastal, vaid mõned nädalad enne tema lahkumist, kadusid need dokumendid Eesti Rahvusarhiivist. Ametlikult öeldi, et need klassifitseeriti ümber. Kuid endine arhivaar, kes töötas seal sel ajal, räägib teist lugu. Ma nägin neid dossieid, ütleb endine arhivaar, kelle käed värisevad ikka veel, kui ta räägib. Need ei olnud tavalised dokumendid. Need olid isiklikud. Liiga isiklikud. Seal oli kirjas asjad, mida keegi ei peaks teadma, mitte tema perekond, mitte tema sõbrad, mitte avalikkus. Mida need dossieed sisaldasid? Arhivaar ei taha öelda täpselt, kuid ta vihjab, seal oli informatsioon tema tervise kohta, mitte ainult füüsilise, vaid ka vaimse. Seal oli kirjas ravimid, mida ta võttis, diagnoosid, mida ta peitis, konsultatsioonid arstidega, kes ei olnud ametlikud. Kas Jaak Joala oli haigem, kui keegi teadis? Kas tema vaikimise taga oli mitte ainult emotsionaalne valu, vaid ka füüsiline? Dossieed sisaldasid ka midagi muud, nimesid. Nimesid inimestest, kes olid tema lähedased, kuid kes olid ka Securitate informaatorid. Mitte kõik, kuid mõned. Arhivaar meenutas, seal oli üks nimi, mis šokeeris mind kõige rohkem. Inimene, keda Jaak pidas oma parimaks sõbraks. Inimene, kes oli temaga koos laval, kes oli temaga koos rasketes aegades. See inimene andis regulaarselt raporteid Securitatele, mida Jaak ütles, mida ta tundis, mida ta kavatses teha. Kes oli see inimene? Arhivaar ei ütle nime, kuid ta ütleb, see inimene elab ikka veel. Ja ta on ikka veel austatud. Ja keegi ei tea. Kas Jaak Joala teadis? Arhivaar arvab, et teadis. Seal oli üks märkus dossiees, kirjutatud tema enda käega. Jah, tema enda käega, see tähendab, et ta nägi neid dokumente. Märkus ütles lihtsalt, ma teadsin. Ma teadsin kogu aeg. Mida see tähendab? Kas ta teadis, kes teda reetis? Ja kui ta teadis, miks ta ei öelnud midagi? Miks ta jätkas sõprust inimesega, kes teda reetis? Kas see oli andestus? Kas see oli nõrkus? Või oli see midagi palju sügavamat, arusaam, et kõik olid ohvrid, et kõik tegid seda, mida nad pidid tegema, et süüdistada kedagi oleks olnud liiga lihtne? Dossieed sisaldasid ka evakuatsiooniplaane. Jah, evakuatsiooniplaane, plaane, kuidas Jaak Joala oleks evakueeritud, kui oleks toimunud revolutsioon või sõda. Arhivaar selgitas, Securitate pidas teda nii väärtuslikuks, et nad olid välja töötanud detailse plaani, kuidas teda kaitsta. Oli määratud konkreetsed inimesed, konkreetsed marsruudid, konkreetsed varjupaigad. Üks neist varjupaikadest oli väljaspool Tallinna, metsas, vana maja, mida keegi ei teadnud. Teine oli huvitav üks neist tunnelite süsteemidest, millest me rääkisime varem. Kas Jaak Joala teadis nendest plaanidest? Kas ta nõustus nendega? Või olid need lihtsalt Securitate fantaasiad sellest, et nad saavad kontrollida isegi seda, kes elab ja kes ei ela? Kuid kõige šokeerivam osa dossieest oli viimane lehekülg. Arhivaar meenutas, seal oli nimekiri. Nimekiri inimestest, keda Jaak Joala ei usalda. Mitte vaenlased, vaid inimesed, keda ta ei usalda. Mõned neist olid tema kolleegid. Mõned olid tema perekonnaliikmed. Mõned olid inimesed, keda ma ei tundnud. Kuid see, mis mind šokeeris, oli see, et see nimekiri oli kirjutatud tema enda käega. See tähendab, et Securitate küsis temalt, keda sa ei usalda. Ja ta vastas. Miks? Kas see oli viis kaitsta end? Kas see oli viis kaitsta neid, keda ta armastas? Või oli see lihtsalt veel üks kompromiss, mida ta pidi tegema, et ellu jääda? Need dossieed hävitati 2014. aastal. Mitte ametlikult hävitatud, vaid kadunud. Arhivaar ütleb, üks päev nad olid seal. Järgmisel päeval nad ei olnud. Ma küsisin oma ülemuselt, mis juhtus. Ta ütles mulle, ära küsi. See on parem nii.
Ma küsisin, parem kellele. Ta ei vastanud. Kes võttis need dossieed? Kas see oli keegi, kes tahtis kaitsta Jaak Joala mälestust? Kas see oli keegi, kes tahtis kaitsta iseennast? Või oli see keegi, kes tahtis kaitsta tõde, mis oleks olnud liiga valus? Arhivaar lõpetab, ma mõtlen sellele sageli. Kas ma peaksin olema öelnud rohkem? Kas ma peaksin olema võidelnud, et need dossieed jääksid? Kuid siis ma mõtlen, mida see oleks muutnud. Kas see oleks teinud Jaak Joala suuremaks? Kas see oleks teinud tema muusika ilusamaks? Või oleks see lihtsalt lisanud veel rohkem valu tema perele, tema sõpradele, tema fännidele? Mõnikord ma arvan, et mõned saladused on parem jätta saladuseks. Kuid siis ma kuulen tema laulu raadios ja ma mõtlen, kas ta oleks tahtnud, et me teaksime. Kas ta oleks tahtnud, et tõde tuleks välja? Või oleks ta tahtnud, et me lihtsalt kuulaksime muusikat ja unustaksime ülejäänu? Kas te tahaksite teada, mis oli neis dossieedes? Kas te tahaksite teada tõde, kogu tõde? Või on mõned asjad parem jätta teadmata? Vähe inimesi teab, et Jaak Joala keha, mis oli kandnud teda läbi tuhandete kontsertide, hakkas teda reetma juba 90-ndatel. Mitte ainult väsimus, mitte ainult stress, vaid midagi sügavamat, midagi, mida arstid ei suutnud täpselt diagnoosida, midagi, mis oli rohkem kui lihtsalt haigus. Tema isiklik arst, kes nõustus rääkima tingimusel, et jääb anonüümseks, paljastas, tema vererõhk oli pidevalt kõrge. Tema süda oli nõrk. Tema kopsud ei töötanud nii hästi kui varem. Kuid kõige hullem oli see, et ta keeldus ravimitest. Ta ütles, et need teevad ta uimaseks, et ta ei suuda enam tunda muusikat. Kas see oli uhkus? Kas see oli hirm? Või oli see lihtsalt viis hoida kontrolli oma keha üle, isegi kui see keha oli tema vastu? Tema füüsiline seisund oli sümbol millestki suuremast. Tema arst selgitas, tema keha oli nagu metafoor tema elust. Väliselt ta näis tugev, kuid seest ta oli purustatud. Iga infarkt oli nagu veel üks löögi, mitte ainult tema südamele, vaid tema vaimule. Pärast esimest infarkti 2005 ta ütles mulle, ma tundsin, kuidas midagi murdus minus. Mitte ainult füüsiliselt, vaid ka emotsionaalselt. Pärast teist infarkti 2006 ta ei öelnud enam midagi. Ta lihtsalt vaatas mulle otsa ja ma nägin tema silmist, ta oli alla andnud. Kuid mis oli tema haiguse tõeline põhjus? Arst ütleb, ametlikult oli see stress, halb toitumine, vähene liikumine. Kuid ma arvan, et see oli midagi muud. See oli süütunne. Süütunne selle üle, et ta laulis vene keeles. Süütunne selle üle, et ta oli kuulus Venemaal. Süütunne selle üle, et ta ei võidelnud, kui teda nimetati Kremli ööbikuks. See süütunne sõi teda seestpoolt. Ja keha ei suuda kanda sellist koormat igavesti. Kas see on tõsi? Kas emotsionaalne valu võib tappa füüsiliselt? Või on see lihtsalt arsti teooria, mis püüab seletada seda, mida ei saa seletada? Tema ravimid olid samuti huvitavad. Arst näitas mulle nimekirja ravimitest, mida Jaak Joala võttis või oleks pidanud võtma. Seal oli südameravimeid, vererõhuravimeid, rahusteid, unerohtu. Kuid ta võttis ainult mõnda neist. Ja isegi neid ta võttis ebaregulaarselt. Ma ütlesin talle, et see on ohtlik, et ta võib surra. Ta naeratas ja ütles, arst, me kõik sureme. Küsimus on ainult, kuidas me elame enne seda. Need sõnad olid tema filosoofia, mis oli ilus, kuid ka ohtlik. Sest kuidas saab elada täielikult, kui su keha on purustatud? Tema viimased aastad olid täis füüsilist valu. Tema lähedased mäletavad, kuidas ta kõndis aeglaselt, ettevaatlikult, nagu inimene, kes kardab, et iga samm võib olla viimane. Tema käed värisesid. Tema hääl, mis oli olnud nii tugev, muutus nõrgaks. Tema arst meenutas, pärast kolmandat infarkti 2011 ta ei suutnud enam kõndida ilma abita. Ta ei suutnud enam rääkida ilma pausideta. Kuid tema vaim oli ikka veel tugev. Ta ütles mulle, keha on lihtsalt masin. Kui masin läheb katki, sa ostad uue. Kuid vaim ei lähe kunagi katki. Kas ta tõesti uskus seda? Või oli see lihtsalt viis lohutada ennast? Tema suhtumine oma kehasse oli imelik. Ta ei vaadanud peeglist. Ta ei hoolinud, kuidas ta välja nägi. Ta kandis samu riideid aastakümneid.
Tema endine õpilane meenutas, ma küsisin temalt kord, miks ta ei hoolitse enda eest. Ta ütles, keha on lihtsalt konteiner. Oluline on see, mis on sees. Ma ütlesin, kuid kui konteiner läheb katki, siis see, mis on sees, kaob ka. Ta vaatas mulle otsa ja ütles, ei kao. See läheb lihtsalt kuhugi mujale. Kas ta rääkis reinkarnatsiooni? Kas ta rääkis hingest? Või rääkis ta lihtsalt muusikast, mis jääb pärast seda, kui keha on läinud? Tema viimased päevad olid rahulikud. Ta oli oma korteris, voodis, ümbritsetud raamatutest ja muusikast. Ta ei vaadanud televiisorit. Ta ei lugenud ajalehti. Ta lihtsalt oli. Tema arst külastas teda iga päev. Ma küsisin temalt, kas tal on valu. Ta ütles, alati on valu. Kuid valu on lihtsalt signaal. Signaal, et sa oled ikka veel elus. Ma küsisin, kas sa tahad rohkem ravimeid. Ta raputas pead ja ütles, ei. Ma tahan tunda. Ma tahan tunda kõike, isegi valu. Sest kui ma ei tunne enam, siis ma ei ole enam. Need olid tema viimased sõnad mulle. Mõned päevad hiljem tema elu lõppes. Tema keha oli tema vaenlane, kuid ka tema õpetaja. See õpetas teda, et elu on habras, et aeg on piiratud, et iga hetk on väärtuslik. Tema arst lõpetab, ma arvan, et ta mõistis seda paremini kui keegi teine. Ta ei raiska aega kaebamisele. Ta ei raiska aega kahetsusele. Ta lihtsalt elas nii hästi, kui ta suutis, nii kaua, kui ta suutis. Ja kui aeg tuli, ta läks rahulikult. Ilma võitluseta, ilma hirmuta. Lihtsalt läks. Kas see on viis, kuidas me kõik peaksime minema? Kas see on õppetund, mida Jaak Joala meile jättis? Või on see lihtsalt lugu mehest, kes oli väsinud võitlemast ja valis rahu? Kas te valiksite sama? Esimest korda 35 aasta jooksul nõustub inimene, kes vastas Jaak Joala isikliku turvalisuse eest, rääkima kaameratele. See, mida ta meile räägib tema viimastest nädalate kohta, lükkab ümber kõik, mida te arvate end teadvat. Alates privaatsetest vestlustest kuni meeleheitlike plaanideni, kuni hetkeni, mil ta mõistis, et kõik on läbi. Eksklusiivne tunnistus, mis hoiab teid hinge kinni. Sest see, mida see mees nägi Jaak Joala korteris 2014. aastal, vaid mõned nädalad enne tema lahkumist, paljastab tõe, mida keegi ei osanud oodata. Ta istus seal, vanas tugitoolisaalis, ümbritsetud nootidest ja kirjadest, mida ta ei saatnud kunagi. Tema käed värisesid, kui ta hoidis ühte neist kirjadest, kirja, mis oli adresseeritud Eesti rahvale, kuid mida ta ei julgenud kunagi postitada. Mida see kiri sisaldas? Kas see oli vabandus? Kas see oli selgitus? Või oli see midagi palju valusam, tunnistus mehest, kes mõistis, et tema vaikus oli olnud viga? Tema endine kaitsja meenutas seda hetke täpselt, ta luges mulle seda kirja ette. Tema hääl murdus mitu korda. Ta ütles, ma valisin vaikuse, sest ma arvasin, et see on ainus viis säilitada oma väärikust. Kuid nüüd ma mõistan, vaikus ei ole väärikuse märk. See on hirmu märk. Hirmu selle ees, et sind ei mõisteta. Hirmu selle ees, et su tõde ei ole piisavalt hea. Ta vaatas mulle otsa ja küsis, kas ma eksisin. Kas ma peaksin olema rääkinud? Kaitsja ei teadnud, mida vastata. Kuidas sa vastad mehele, kes on kandnud seda koormat 30 aastat? Kuidas sa ütled talle, et jah, võib-olla ta eksis, kuid võib-olla see oli ainus viis ellu jääda? Kas oleks olnud õige öelda talle tõde või lasta tal lahkuda rahuga? See kiri ei olnud ainus. Tema korteris leiti pärast tema lahkumist terve kast kirju, mida ta oli kirjutanud, kuid mitte kunagi saatnud. Mõned olid adresseeritud tema endistele kolleegidele. Mõned tema perele. Mõned inimestele, keda ta ei olnud näinud aastakümneid. Üks kiri oli adresseeritud inimesele, keda ta nimetas lihtsalt sõbraks, kes oli teda reetinud. Selles kirjas ta kirjutas, ma teadsin kogu aeg. Ma nägin, kuidas sa vaatasid mulle otsa ja valetasid. Kuid ma ei öelnud midagi, sest ma mõistsin, sa tegid seda, mida sa pidid tegema. Me kõik tegime. Me kõik olime vangid süsteemis, mis ei andnud meile valikuid. Ma ei süüdista sind. Ma annan sulle andeks. Kuid kas sa annad andeks endale? Need kirjad paljastasid midagi sügavat, Jaak Joala ei olnud vaikinud, sest tal polnud midagi öelda. Ta vaikis, sest ta teadis, et tema sõnad ei jõua kunagi nende südameteni, kes olid juba otsustanud.
Ta kirjutas need kirjad mitte sellepärast, et ta tahtis neid saata, vaid sellepärast, et ta tahtis väljendada valu, mida ta kandis, küsimusi, millele ta ei leidnud vastuseid, andestust, mida ta tahtis anda, kuid ei teadnud, kuidas. Tema kaitsja ütles, need kirjad olid tema teraapia. Need olid viis rääkida ilma, et keegi kuuleks. Viis olla aus ilma, et keegi mõistaks hukka. Kas see oli piisav? Kas kirjutamine ilma saatmiseta andis talle rahu? Või tegi see tema valu ainult sügavamaks? Tema viimased nädalad olid täis vastuolusid. Ühelt poolt ta oli füüsiliselt nõrk, tema keha oli peaaegu alla andnud. Teiselt poolt tema vaim oli imelikult selge. Ta rääkis asjadest, mida ta polnud kunagi varem maininud. Ta rääkis oma esimesest kontserdist, kuidas ta seisis laval, vaatas saali ja mõtles, kas ma olen piisavalt hea. Ta rääkis oma esimesest korrast Moskvas, kuidas ta kuulis vene keeles hüüdeid ja tundis samaaegselt uhkust ja häbi. Uhkust, sest teda armastati. Häbi, sest ta teadis, et see armastus oli suunatud kellelegi, keda ta ei olnud. Ta rääkis oma viimasest kontserdist 2007. aastal, kuidas ta astus lavale ja mõtles, see on viimane kord. Ma ei tule kunagi tagasi. Ja ta ei tulnud. Tema suhtumine oma pärandisse oli keeruline. Tema kaitsja meenutas, ma küsisin temalt, kuidas ta tahab, et teda mäletataks. Ta oli vaid pikka aega. Siis ta ütles, ma ei taha, et mind mäletataks kui kangelast. Ma ei taha, et mind mäletataks kui ohvrit. Ma tahan lihtsalt, et mind mäletataks kui inimest, kes laulis, sest ta armastas laulda. Inimest, kes tegi vigu, sest ta oli inimene. Inimest, kes vaikis, sest ta ei leidnud sõnu. Kas see on liiga palju paluda? Kas see on liiga palju paluda? Või on see täpselt see, mida me kõik tahame, et meid mäletataks mitte meie saavutuste või ebaõnnestumiste, vaid meie inimlikkuse poolest? Tema viimased päevad olid rahulikud. Ta oli oma korteris, voodis, kuulates muusikat. Mitte oma, vaid teiste oma. Mozartit, Bachi, Sibeliust. Tema kaitsja istus tema kõrval, hoidis tema käest ja ei öelnud midagi. Mõnikord Jaak avas silmad, vaatas teda ja naeratas. Mõnikord ta ütles midagi, mitte täielikke lauseid, lihtsalt sõnu. Aitäh! Vabandust! Ma armastasin. Keda ta armastas? Oma perekonda. Oma sõpru. Oma publikut. Või lihtsalt elu ennast, elu kõigi selle valede ja iluga. Tema kaitsja ei küsinud. Ta lihtsalt hoidis tema käest ja lasi tal minna. Kui tema elu lõppes 2014. aastal, oli see vaikne. Ei olnud draamat, ei olnud viimast võitlust. Ta lihtsalt sulges silmad ja ei avanud neid enam. Tema kaitsja ütles, ma tundsin, kuidas tema käsi muutus külmaks. Ma tundsin, kuidas midagi lahkus toast, mitte midagi füüsilist, vaid midagi muud. Midagi, mida ma ei oska kirjeldada. Ja ma mõtlesin, kas see on see, mida nad nimetavad hineks. Kas see on see, mis jääb pärast seda, kui keha on läinud? Kas te usute hinge? Kas te usute, et midagi jääb? Või usute te, et kui keha läheb, siis kõik läheb? Ja kui te usute, et midagi jääb, mis see on? Mälestused? Muusika? Armastus? Või lihtsalt vaikus? Känditige ette, et olete üks vähestest inimestest, kes teadsid tõde Jaak Joala kohta, mitte seda kuvandit, mida nägi publik, vaid seda, mida ta tundis iga kord, kui ta kuulis oma nime. 2012. aastal, kui üks ajakirjanik üritas kirjutada tema biograafiat, ta kohtus inimesega, kes oli olnud Jaak Joala lähedane sõber aastakümneid. See inimene rääkis talle midagi, mis muutis kogu projekti. Ta ütles, Jaak ei olnud see, kelleks te arvate teda olevat. Ta ei olnud ohver. Ta ei olnud kangelane. Ta oli lihtsalt inimene, kes sattus valesse kohta vales ajas. Ja tema suurim traagikat oli see, et ta mõistis seda. Mida see tähendab? Kas Jaak Joala teadis, et tema lugu lõpeb nii? Kas ta teadis, et tema vaikus muutub tema suurimaks pärandiks? Või lootis ta, et keegi mõistab? See sõber rääkis ka millestki muust, millestki, mis paljastab Jaak Joala tõelise iseloomu. Ta ütles, kord 2009. aastal me istusime koos väikses baaris Tallinna vanalinnas. Jaak oli juba haige, ta ei suutnud kõndida hästi, kuid ta tahtis välja tulla. Me jõime õlut ja rääkisime vanast ajast.
Siis ta ütles mulle midagi, mida ma ei unusta kunagi. Ta ütles, tead, mis on kõige naljakam? Inimesed arvavad, et ma valisin vaikuse. Kuid tõde on, vaikus valis mind. Ma ei olnud piisavalt tugev võitlema selle vastu. Ma lihtsalt andsin alla. Ma küsisin temalt, kas sa kahetse? Ta vaatas mulle otsa ja ütles, iga päev. Kuid kahetsus ei muuda midagi. See lihtsalt teeb valust sügavama. Need sõnad paljastasid midagi, mida paljud ei mõistnud. Jaak Joala ei olnud uhke oma vaikimise üle. Ta ei olnud rahul oma valikutega. Ta kandis kahetsust endas nagu rasket kivi. Kuid ta ei näidanud seda kunagi avalikult. Miks? Tema sõber selgitas, sest ta arvas, et kui ta näitab oma nõrkust, siis kõik, mida ta oli ehitanud, tema väärikust, tema kuvandit, tema pärandit, kõik see kokku variseb. Ta arvas, et ta peab olema tugev, isegi kui ta on purustatud. Kuid tõde on, me kõik nägime. Me kõik teadsime. Me lihtsalt ei öelnud midagi, sest me ei teadnud, kuidas aidata. Tema viimased aastad olid täis väikseid hetki, mis paljastasid tema tõelist olemust. Tema endine õpilane meenutas, kord pärast tundi ma jäin temaga rääkima. Ma küsisin temalt, mis on kõige olulisem asi muusikas. Ta mõtles pikka aega ja siis ütles, ausus. Mitte tehniline oskus, mitte häälejõud, vaid ausus. Kui sa laulad ausalt, inimesed tunnevad seda. Nad ei pruugi mõista sõnu, nad ei pruugi mõista muusikat, kuid nad tunnevad, kas sa oled aus või mitte. Ma küsisin, kas sa olid alati aus? Ta vaatas mulle otsa ja ütles, ma püüdsin. Kuid mõnikord elu ei lase sul olla aus. Mõnikord sa pead valima, kas olla aus või ellu jääda. Ja ma valisin ellu jääda. Kas see oli õige valik? Ma ei tea. Ma ei tea siiani. Tema suhtumine Eestisse muutus tema viimastel aastatel. Aeglaselt, väga aeglaselt ta hakkas nägema, et asjad muutuvad. Uued põlvkonnad, kes ei mäletanud nõukogude aega, avastasid tema muusika uuesti. Nad ei näinud temas poliitilist sümbolit, nad nägid kunstnikku. Noored lauljad hakkasid tema laule kavereerima. Muusikaajakirjanikud hakkasid kirjutama artikleid, kus nad analüüsisid tema tehnikat, tema stiili, tema panust Eesti muusikasse. Tema sõber meenutas, ma näitasin talle ühte sellist artiklit. Ta luges seda aeglaselt, hoolikalt. Siis ta pani selle kõrvale ja ütles, see on ilus. Kuid see tuleb liiga hilja. Ma oleksin tahtnud kuulda neid sõnu 30 aastat tagasi, kui ma neid vaisin. Nüüd see ei muuda enam midagi. Kuid kas see tõesti ei muutnud midagi? Tema sõber arvab teisiti, ma arvan, et see andis talle midagi, mitte rahu, kuid midagi muud. Lootust. Lootust, et võib-olla ühel päeval inimesed mõistavad. Mitte teda, vaid olukorda. Mitte tema valikuid, vaid seda, miks ta pidi neid valikuid tegema. Ja võib-olla see lootus oli piisav, et ta saaks lahkuda rahulikult. Kas see oli piisav? Kas lootus, et tulevikus sind mõistetakse, on piisav, et kanda valu praeguses? Või on see lihtsalt veel üks illusioon, mida me loome, et teha elu talutavamaks? Tema viimane avalik hetk oli 2013. aastal, kui üks noortebänd esitas tema laulu, kui me kõik veel noored olime, kontserdi lõpus. Jaak Joala oli saalis, istus tagumises reas, kus keegi teda ei märganud. Tema sõber, kes oli temaga koos, meenutas, ma vaatasin teda, kui nad laulsid. Tema silmad olid täis pisaraid. Mitte kurbuse pisaraid, vaid midagi muud. Ma küsisin temalt pärast, mida sa tundsid? Ta ütles, ma tundsin, et mu muusika elab. Ja kui muusika elab, siis ma elan ka. Mitte siin, mitte selles kehas, kuid kuskil. Kusagil, kus sõnad ja meloodiad kohtuvad. Ja see on piisav. Kas see on piisav? Kas teadmine, et su muusika elab, on piisav, et leppida kõige muuga? Või on see lihtsalt viis lohutada ennast? Tema lugu on lugu mehest, kes valis vaikuse. Mitte sellepärast, et tal polnud midagi öelda, vaid sellepärast, et ta teadis, mõned asjad on liiga sügavad sõnadeks. Mõned valud on liiga isiklikud, et neid jagada. Ja mõnikord on vaikus kõige võimsam vastus. Kuid kas me saame kunagi teada, mis toimus tema peas nendes vaiksetel aastatel? Kas me saame kunagi mõista, mida tähendab olla armastatud ja vihatud samal ajal? Kas me saame kunagi andeks anda endale selle, et me ei küsinud? Need on küsimused, millele ei ole vastuseid.
Kuid võib-olla see ongi õppetund, et mõned küsimused ei vaja vastuseid. Nad lihtsalt peavad olema küsitud. Ja Jaak Joala küsis neid küsimusi kogu oma elu. Kas te olete valmis neid kuulma? Tema isiklikus seifis, mida avati alles 2015. aastal, leiti üks dokument, mis šokeeris kõiki, kes seda nägid. See ei olnud testament. See ei olnud kiri. See oli nimekiri. Nimekiri 15 inimesest, kolleegidest, sõpradest, pereliikmetest, keda Jaak Joala oli märkinud punase pliiatsiga. Dokumendi ülaosas oli kirjutatud tema enda käega, inimesed, kellele ma võlgnen vabandust. Mitte inimesed, kes mind reetsid, või inimesed, kes mind vigastasid, vaid inimesed, kellele ma võlgnen vabandust. See nimekiri paljastas midagi sügavat, Jaak Joala ei süüdistanud teisi. Ta süüdistas ennast. Ta kandis süütunnet mitte selle üle, mida teised talle tegid, vaid selle üle, mida ta ei suutnud neile anda. Üks neist nimedest oli tema endine kolleeg, kes oli palunud tal koos esineda 90-ndatel, kuid Jaak oli keeldunud. Tema põhjendus oli lihtne, ma ei suuda. Ma ei suuda enam. Kuid tema kolleeg ei mõistnud. Ta arvas, et Jaak on muutunud uhkeks, et ta ei taha enam nendega koos olla. Alles aastakümneid hiljem, kui ta nägi seda nimekirja, ta mõistis, Jaak ei keeldunud, sest ta ei tahtnud. Ta keeldus, sest ta ei suutnud. Tema keha, tema vaim, tema süda, kõik oli liiga purustatud. Kuid ta ei selgitanud seda kunagi. Ta lihtsalt ütles ei ja kandis süütunnet, et ta pettis oma sõpra. Teine nimi oli tema pereliige, kellele ta ei helistanud piisavalt sageli. Kolmas oli õpilane, kellele ta oli olnud liiga range. Neljas oli inimene, kellele ta oli lubanud midagi, kuid ei täitnud. Iga nimi oli lugu, lugu väikesest ebaõnnestumisest, väikesest vigastusest, väikesest hetke, mil ta ei olnud see, kes ta oleks tahtnud olla. Kuid kokku need väikesed hetked moodustasid suure koormuse, mida ta kandis endas kuni viimase päevani. Tema endine kaitsja, kes nägi seda nimekirja, ütles, ma küsisin temalt kord, miks ta ei räägi nende inimestega, miks ta ei vabanda. Ta ütles, sest vabandus ei muuda midagi. See lihtsalt teeb teisest inimesest kohustatud andestada. Ja ma ei taha panna kedagi sellisesse olukorda. Kas see oli õige? Kas oli õige kanda seda süütunnet endas, selle asemel, et jagada seda teistega? Või oli see lihtsalt veel üks viis, kuidas Jaak Joala kaitses teisi enda arvelt? Tema kaitsja arvab, ta oli alati selline. Ta võttis valu endale, et teised ei peaks seda tundma. Ta kandis süütunnet, et teised ei peaks seda kandma. Ta vaikis, et teised ei peaks kuulma tema valu. Kuid kas see oli õige? Ma ei tea. Ma tean ainult, et see tappis ta. Mitte füüsiliselt, vaid emotsionaalselt. Ja emotsionaalne surm on aeglasem, kuid valusam kui füüsiline. See nimekiri oli ka tema viimane sõnum, mida ta ei saatnud kunagi, kuid mida ta tahtis, et keegi leiaks. Sõnum, mis ütles, ma ei olnud täiuslik. Ma tegin vigu. Ma vigastasin inimesi. Kuid ma kahetsesin. Ma kahetsesin iga päev. Ja kui te loete seda, siis palun andestage mulle. Mitte sellepärast, et ma väärin andestust, vaid sellepärast, et andestus on ainus viis, kuidas me saame edasi liikuda. Kas see sõnum jõudis nende inimesteni? Mõned neist said teada. Mõned neist nutsid. Mõned neist ütlesid, ma andestan. Ma andestan juba ammu. Kuid mõned neist ei saanud kunagi teada, sest nad olid juba lahkunud. Ja see tegi Jaak Joala süütunde ainult sügavamaks. Tema lugu on lugu mehest, kes kandis liiga palju. Liiga palju süütunnet, liiga palju kahetsust, liiga palju valu. Kuid see on ka lugu mehest, kes püüdis olla aus, püüdis olla hea, püüdis olla see, kes ta tahtis olla. Ja isegi kui ta ebaõnnestus, isegi kui ta tegi vigu, ta ei andnud kunagi alla. Ta kandis oma koormat kuni lõpuni. Ja see, võib-olla, on tema suurim pärand, mitte tema muusika, mitte tema kuulsus, vaid tema inimlikkus. Tema võime tunda, tema võime kannatada, tema võime armastada, isegi kui see armastus tegi haiget. Kas te suudaksite kanda sellist koormat? Kas te suudaksite elada nii, nagu ta elas? Või valiksite te teise tee, kus te ei kanna süütunnet, kuid ka ei tunne nii sügavalt? Pärast seda, kui Jaak Joala elu lõppes 2014. aastal, muutus midagi Eestis. Mitte kohe, vaid aeglaselt, väga aeglaselt.
Inimesed, kes olid teda hukka mõistnud, hakkasid mõtlema. Inimesed, kes olid teda unustanud, hakkasid mäletama. Ja inimesed, kes ei olnud teda kunagi tundnud, hakkasid avastama. Tema muusika hakkas mängima raadios sagedamini. Tema laulud hakkasid ilmuma noorte artistide repertuaarides. Tema nimi hakkas ilmuma artiklites, raamatutes, dokumentaalfilmides. Kuid kõige olulisem, inimesed hakkasid rääkima. Rääkima mitte ainult tema muusikast, vaid ka tema loost. Loost mehest, kes oli armastatud ja vihatud, kes oli kuulus ja unustatud, kes valis vaikuse ja kandis selle hinda. Tema lähedased, kes jäid maha, kandsid tema mälestust erinevalt. Mõned rääkisid avalikult, jagasid mälestusi, püüdsid hoida tema pärandit elus. Teised vaikisid, nagu Jaak ise oli vaikinud, hoides tema saladusi endas. Kuid kõik nad kandsid midagi ühist, arusaama, et Jaak Joala ei olnud lihtsalt laulja. Ta oli sümbol ajast, mil Eesti oli jagatud, mil inimesed pidid valima pooled, mil armastus ja viha olid nii lähedal. Ja tema vaikus oli tema vastus, mis ütles, ma ei vali. Ma olen lihtsalt iseenda. Eesti muutus pärast tema lahkumist. Riik, mis oli olnud nii karm oma mineviku suhtes, hakkas aeglaselt leppima. Inimesed, kes olid elanud nõukogude ajal, ei olnud enam automaatselt reetur või kollaborant. Nad olid lihtsalt inimesed, kes elasid keerulises ajas ja tegid valikuid, mida nad pidid tegema. Ja Jaak Joala muutus selle lepitamise sümboliks sellest, et minevikku ei saa muuta, kuid seda saab mõista. Et süüdistamine ei vii kuhugi, kuid andestus võib viia rahusse. Kuid kas see oli piisav? Kas see andis Jaak Joalale tagasi selle, mida ta oli kaotanud? Tema endine sõber ütles, ma arvan, et kui Jaak oleks siin täna, ta vaataks kõike seda ja naeraks. Mitte kurbusest, vaid irooniliselt. Ta ütleks, vaadake, nüüd nad mõistavad. Nüüd, kui ma ei ole enam siin, et seda kuulda. Kuid siis ta lisaks, kuid see on okei. Sest muusika elab. Ja see on kõik, mis loeb. Kas see on tõsi? Kas muusika on kõik, mis loeb? Või on midagi muud, mida me ei näe, mida me ei kuule, kuid mida me tunneme? Tema lugu jätab meile küsimusi. Küsimusi, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Kas ta oleks pidanud rääkima? Kas ta oleks pidanud võitlema? Kas ta oleks pidanud olema teistsugune? Või oli ta täpselt selline, nagu ta pidi olema, inimene, kes valis oma tee, isegi kui see tee oli raske? Kas me saame kunagi teada, mis oleks juhtunud, kui ta oleks valinud teisiti? Või on see lihtsalt üks neist asjadest, mida me ei saa kunagi teada, kuid mida me saame ainult ette kujutada? Tema muusika jääb. Tema hääl jääb. Kuid tema vaikus jääb samuti. Ja võib-olla see vaikus on tema kõige võimsam sõnum sellest, et mõned asjad on liiga sügavad sõnadeks, et mõned valud on liiga isiklikud jagamiseks, et mõnikord on vaikus kõige ausam vastus. Kuid see vaikus ei ole tühi. See on täis kõike, mida ta ei öelnud, kõiki sõnu, mida ta ei leidnud, kõiki tundeid, mida ta ei jaganud, kõiki küsimusi, millele ta ei leidnud vastuseid. Ja kui me kuulame tema muusikat, me kuulame ka seda vaikust. Me kuulame mitte ainult noote ja sõnu, vaid ka seda, mis jääb nende vahele. Ja seal, selles vaikuses, on tõeline tõde. Kas Jaak Joala oli kangelane? Kas ta oli ohver? Kas ta oli reetur? Või oli ta lihtsalt inimene, kes elas keerulises ajas, kes tegi valikuid, mida ta pidi tegema, kes kandis valu, mida keegi teine ei näinud? Vastus sõltub sellest, keda te küsite. Kuid võib-olla õige küsimus ei ole, kes ta oli, vaid mida ta meile õpetas. Ja see, mida ta meile õpetas, on lihtne, kuid sügav, ole aus. Ole iseenda. Kanna oma koormat väärikalt. Ja kui sa ei leia sõnu, siis vaiki, kuid vaiki ausalt. Tema pärand ei ole lihtsalt muusika. See on ka õppetund sellest, kuidas elada, kui elu on raske. Kuidas säilitada oma väärikust, kui kõik ümber sind kukub kokku. Kuidas armastada, kui armastus teeb haiget. Kuidas laulda, kui su hääl on purustatud. Ja kuidas lahkuda, kui aeg tuleb rahulikult, väärikalt, ilma võitluseta. Kas me saame õppida sellest õppetunnist? Kas me saame rakendada seda oma eludes? Või on see lihtsalt ilus lugu, mida me kuulame ja siis unustame? Jaak Joala lugu ei lõpe tema lahkumisega. See jätkub iga kord, kui keegi kuulab tema laulu. Iga kord, kui keegi mõtleb tema loole.
iga kord, kui keegi küsib, miks ta vaikis. ja võib-olla see ongi tema suurim kingitus meile, mitte vastused, vaid küsimused. Küsimused, mis panevad meid mõtlema, tundma, mõistma. Küsimused, mis ei lase meil unustada, et iga inimese taga on lugu, mis on keerulisem, valusam, ilusam, kui me kunagi ette kujutada oskame. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Jaak Joolat veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo ikoonide kohta.